Tere! See on viimane Brüsseli päevik mööduvas aastas. Salvestan seda Strasbourgis, kus toimub Euroopa Parlamendi aasta lõpu täiskogu istungjärk. Täna on loogiline teha kokkuvõtte aasta tulemustest. Kahjuks kiita väga midagi ei ole. Eesti. Jätkuvalt liigume allapoole. Pärast kerget kriitikat president kuulutas välja nii riigieelarve kui ka kõik seadused, mis võimaldavad maksude tõstmist. Kuigi eksperdid ütlevad ühel häälel, et selline maksutõus tabab vaesed, kahanevad keskklassi ja majandust tervikuna. Nii et hinnad tõusevad, mis tähendab, et inflatsioon kasvab. Naaberriikides, kus võimud on kuidagi targemad, on inflatsioon madalam. Novembris kasvasid hinnad Lätis Eesti omadest 2 korda, Soomes aga 4 korda aeglasemalt. Oma inflatsiooniga oleme eurotsoonis 3. kohal. Esimene koht läks Belgiasse, kuid siin on palkade ja hindade suhe keskmisele inimesele palju vähem valus. Ka tööpuudus on Eestis tõusuteel. Oktoobri andmete kohaselt eurotsoonis töötuse määr langes, Eestis aga hoopis tõusis ja mitte vähe, 6–8%. Seda nähtust nimetatakse stagflatsiooniks, stagnatsioon pluss inflatsioon. Ja kuigi Eestis jätkuvalt kasutatakse sõna majanduslangus, Läti majandusteadlased sõnu ei vali, need ütlevad avalikult, et Eestis on alanud just stagflatsioon. Ida-Virumaa on jätkuvalt esikohal tööpuuduse osas. Põlevkivisektoris on tänavu suuremad koondamisi välditud, kuid 500 Enefit 140 õlitehase töötajad on ohus ja rohepööre ripub jätkuvalt Ida-Viru kohal nagu Damoklese mõõk. Siinkohal pean ma kummutava levinud müüti Brüsseli diktaadist. Jah, vastab tõele, et Eesti on seadnud endale eesmärgiks aastaks 2030 saada 100% energiat taastuvatest allikatest. Samas kui tähelepanu, Brüsseli eesmärk on aastaks 2030 42,5%. 100 ja 42, rohkem kui 2-kordne vahe. Meie valitsus tahab ikka olla Brüsseli silmis oivik, nagu näeme iga hinnaga. Ja mis sellest, et eksperdid hindavad eesmärki kui ebarealistlikult, energia läheb metsikult kalliks ning investeeringud ja tööstuse arengu võib lausa ära unustada. Roheleppe tagajärgede leevendamiseks lõi Euroopa Liit õiglase ülemineku fondi. Aga ka siin on Eesti nii-öelda silma paistnud. Eraldame raha hotellide ehitamiseks, mida vaevalt keegi kasutab aastaringselt, lasteaedade renoveerimiseks, muusikafestivalide ja tuhandete lemmik kirveviskamise keskuse toetamiseks, mis ei loo iseenesest jätkusuutlikke töökohti. Kui Ida-Virul läheb tööstusel hästi, läheb hästi ka kirvevesku keskusel, aga mitte vastupidi, nii see ei toimi. Vastasel juhul saaks meist kahtlemata õpiku näide. Kujutage ette, kirve viskamine kui endise tööstuspiirkonna majanduse vedur. Kuid karta on, et ajaloo õpikutes jääb aasta 2024 aastaks, mil Eesti muutus Balti riikide majanduse vedurist abituks resiiniks. Lätis ja Leedus on olukord palju parem, kuigi neid mõjutavad samad välisfaktorid alates Ukraina sõjast kuni rohepöördeni ja Rail Balticu kulutusteni. Muutused paremuse poole ei teki tühjalt kohalt, selleks peab looma eeldusi. Ükskõik, kuidas Ukraina sõda ka ei lõppeks, Venemaa ei kao maailmakaardilt ja uus külm sõda ei lõppe homme. Kaitsekulutused ei kao kuhugi. 90-ndatel, kui vastasseis ida ja lääne vahel lõppes, Lääne-Euroopa investeeris tohutud summasid relvastuse asemel rahumeelsesse majandusse. Aga meil on sinna punkti veel väga pikk tee ja keegi ei oska öelda, mitu aastat või aastakümnet see võtab. Ühesõnaga põhjust roomustada ei ole, on põhjust töötada. Eestis on Keskerakond paraku opositsioonis nii Tallinnas kui ka Toompeel ning lähiaastatel me ei saa mõjutada koalitsiooni otsuseid, kuid midagi annab teha siit Euroopa Parlamendist. Nii otsustas parlament, et niisama raha näpuotsaga jagamisest ei piisa. Meil on vaja siduvat õiglase ülemineku direktiivi, mis paneb paika selged kriteeriumid loodavate töökohtade ja ametiühingute kaasamise osas. Ilusad aruanded ei saa asendada reaalsust, nagu poliitiline tahe ei saa halvendada inimeste käekäiku. Mind valiti selle dokumendi raportööriks ja luban anda endast parima. See on vaid üks näide, on teisigi, peamiselt sotsiaalkindlustuse valdkonnas. Euroopa Komisjonil on töös miinimumsissetuleku direktiiv. Parlament ja komisjon on valmis avaldama survet liikmesriikidele, ka Eestile, miinimumpalga direktiivi täitmisel ja nii edasi. Ühesõnaga, püüame muuta seda, mida muuta annab. Seniks aga ilusad pühi ja pidagem vastu. Kohtume uuel aastal.